Järgmisena tuleb meie ette Eesti Energiast Tõnis Meriste, kes räägib keskkonnatrendidest energeetikas ja ringmajanduse potentsiaalist. Eesti Energia on Eesti riigile kuuluv rahvusvaheline energiaettevõte, tegutsevad Baltikumi, Soome, Poola elektri- ja gaasimüügiturgudel ning rahvusvahelisel vedelkütuste turul. Nad loovad energialahendusi alates elektri, soojuse, kütuste tootmisest kuni uudsete müügi, klienditeenuse ja energiaga seotud lisateenusteni. Kuidas Eesti Energia panustab riigi majandusse ja jätkusuutlikkusse? Eesti Energia eesmärk on muuta maailma puhtamaks, tootes aina keskkonnasõbralikumalt ja tagada rohelisem keskkond läbi tervislike energialahenduste. Nad otsivad pidevalt uusi ja jätkusuutlikumaid võimalusi energia tootmisel ning loovad klientidele energialahendusi ja tooteid, mis aitavad neil ka säästlikumalt tarbida. Eesti Energia eristub turul oma tervislike lahendustega, mis muudavad kliendi elu lihtsamaks ja mugavamaks. Nad loovad kliendile kindluse, et ta kasutab kõige õigemaid lahendusi tema jaoks. Samuti Eesti Energiaga suhtlus ja teenuste kasutamine on kliendi jaoks automaagiline. Palun lavale Tõnis Meriste. Tervist! Tegelikult tehti juba sissejuhatus väga ilusasti ära, et siit on hea edasi minna. Nii nagu siis öeldi, Tõnis Meriste ja olen siis Eesti Energias keskkonnateenistuses arendusjuht. Ühtlasi oma taustalt siis olen ka keemiainsener ja selles samas majas veetnud oma 5 pikka aastat õppides keemiat ja sealt edasi siis juba läinud ettevõtlusesse. Ja Eesti Energias olen ma olnud siis juba tänaseks rohkem kui 16 aastat, vastu tuleb 17 täis, mis võib-olla ühtepidi siis hakkab tekitama minust sellist fossiilikut, aga teistpidi siis ütleme ka nii, et on väga hea pilt sellest, kus me oleme, mida me teeme, kust me oleme tulnud ja samamoodi ka kuhu me edasi läheme. Aga võib-olla kohe alustuseks selle pika jutu peale siis näitaks natukene liikuvat pilti. No nii, et siin oli siis lühidalt pilti pandud meie nägemus ja meie olemus. Võib-olla lisaks siia juurde juba siis natukene ka slaidi peal informatsiooni meist veel, et oma unikaalsusega Eestis leiame me kõigepealt siis jälle oma pikas kogemuses. Seda on nüüd juba kogunenud tänaseks üle 80 aasta. Ja nii ehk naa on ikkagi Eesti Energia üks Eesti tuntumaid brände. Me oleme jätkuvalt üks suurimaid tööandjaid, meil on üks suurimaid kliendibaase ja võib-olla mis ühtepidi siis tänases pildis on ka oluline, et meis on tegelikult olemas nii minevik kui tulevik, ehk siis meil on olemas täiesti selgelt juba pikaajaline kogemus sellise materjaliga, mille kohta siis Eestis öeldakse küll õnn ja küll õnnetuseks ole, aga teiste sõnadega põlevkivi kaevandamise ja kasutamise kohta ja teiselt poolt siis taastuvenergia tehnoloogiate opereerimise kohta samamoodi. Pluss siis me üha rohkem ja rohkem püüame uusi tehnoloogiaid olemasolevate tehnoloogiatega kombineerida, omades siis juba tegelikult tootmisbaasi, mida me pidevalt täiendame ja
ja parandame. Ja nagu siin oli ka öeldud tegelikult, et me oleme praktiliselt igal pool Eestis ehk üle Eesti meie üleriigiline võrguinfrastruktuur, mis tegelikult annab võimaluse lisaks elektrile ka täna juba informatsiooni liigutada edasi ja tagada selle, et oleks kiirem internet igal pool olemas, on ka kindlasti üks omamoodi eelis. Ja rahvusvaheliselt siis loomulikult täpselt samamoodi, et me oleme regioonis nii-öelda siis juhtiv taastuvenergia tootja, teiselt poolt meie põlevkivi kogemus ja kindlasti, mis on meie jaoks ka oluline, et meie klienditeenuste ja võrguteenuste valdkonna digitaalsed lahendused, millega me võime tegelikult julgelt ka minna Euroopasse ja tutvustada seda palju suurematele energiahiidudele ja öelda, et seda kõike saab teha nii. Oli ka siin ju ütlus siis selle kohta, et me oleme tõepoolest 100% Eesti riigile kuuluv ja teiselt poolt siis igal äriettevõttel loomulikult on ka tema omaniku poolt teatud kindrad ja konkreetsed ootused, mida siis ettevõtte oma omanikule peaks nagu tegema. Siin on nüüd ära toodud tegelikult siis põhilised 6 täna kehtivad siis ootust riigi poolt meile. Et võib-olla olulisemad on siin siis tõepoolest ühelt poolt jätkuvalt siis põlevkivi väärindamine, ka teiste loodusressursside väärindamine, teiselt poolt taastuvenergiaallikatest toodetud elektri osakaalu suurendamine ja võrguteenused kvaliteetselt, samamoodi sotsiaalne pool ehk siis panustada tasakaalustatud piirkondliku arengusse ja loomulikult tagada ka selle, et ka kõige külmematel päevadel oleks ikkagi olemas elekter, mis siis toimiks. Nüüd me oleme jaotanud ka ennast nagu 4 põhilisse valdkonda ära, ehk siis suurenergeetika ja taastuvenergeetika, mis on siis need pooled, mis peaksid siis tootma seda energiat, mida on võimalik siis teistele jagada. Taastuvenergia poole peal siis oleme Läänemere piirkonnas taastuvatest allikatest energiatootjatest hetkel eeldatavasti suurim ja 2024. aastaks me loodame kindlasti, et meie toodangust 43% oleks juba siis tulenevalt taastuvenergiaallikatest. Ja suurenergeetika poole peal, see on siis see suur raud tegelikult, mis on Narvas üles pandud, siis seal poole peal oleks oluline siis markida kindlasti seda, et me kasutame seal võimalikult erinevaid kütuseid, võimalikult puhtalt ja võimalikult efektiivselt. Ja ülejäänud 2 poolt on juba see, et see valmis toodetud energia tuleb ju tegelikult kuidagi tarbijani viia, selleks on olemas siis võrgud ja teiselt poolt siis klienditeenused, et pakkuda siis oma klientidele võimalikult häid ja mõistlikke lahendusi, mis oleksid neile ka kindlasti mugavad. Nüüd veel kord kliendid, eks ole. Meie energial on siis täna ligemale 700 000 klienti, nii nagu ma ütlesin juba, et nad on mitmes riigis laiali ja need inimesed, kes siis nende klientidega tegelevad, neid on täna pisut alla 4400, kes siis Eesti Energias töötavad ja seda teemat ülal peavad. Ja võib-olla klientide ootused meile, mida nad siis ootavad tegelikult inimeste käest, siis nad ootavad energiafirmadelt tegelikult ühtelt poolt vastutustundlikku käitumist, et energia, mida neile müüakse, mis on toodetud piisavalt puhtalt, et need teenused, mida neile pakutakse, oleksid kvaliteetsed ja kasulikud ja tegelikult üha rohkem ja rohkem hakkab tekkima ka see olukord, kus kliendid ise sooviksid olla osalised selles energia tootmises. Ja võib-olla selle kõik me oleme siis ka kokku võtnud jälle ühe väikese nii-öelda videoklipina, mille laseks ka teile siin nüüd jooksma. Sujuvalt toimivas elus on vähem asju, mille pärast muretseda. Meilt saad kõik vajalikku, et muuta oma elu mugavamaks. Alates elektrist ja gaasist, elektrikute ja taastuvenergia lahendusteni välja. Vali Eesti Energia.
Siin on siis liikuvas pildis veel kord siis ära toodud see, mida me sooviksime oma kliendile pakkuda ja millises positsioonis me sooviksime olla oma kliendiga suhtlemisel. Ehk siis meie fookus tõesti kliendile suunatud puhtamale energia tootmisele ja sellele, et klient saaks meie käest kätte võimalikult mugavalt kõik, mis tal on vaja saada ja teada ja omada. Ja ambitsioon veel kord siis ka ülesse pandult tõesti, et me tahaksime pakkuda oma klientidele kasulikke ja mugavaid energialahendusi ning toota ka ise siis seda energiat aina keskkonnasäästlikumalt, eeldades, et see on tegelikult panus puhtasse ja paremasse maailma. Aga see on nüüd sissejuhatus, et edasi siis tegelikult tahaksin täna natukene rääkida sellest, et mis selles energeetika maailmas siis ikkagi toimub, küll keskkonna nurga alt vaadates, aga tegelikult oleme ausad, äärmiselt raske on lahku lüüa keskkonda ja muud energeetika poolt, sest tegelikult need asjad on kõik omavahel siin seotud. Ja kui me räägime trendidest kui sellistest, siis on ju täiesti selge, et on mingisugused asjad, mis neid trende kujundavad. Ja tegelikult siia slaidi peal olen ma nüüd püüdnud välja tuua siis need 2 põhilist trendi, millest me täna räägime. Trendikujundajat õigemini, millest me siis täna räägime. Et üks pool on siis Euroopa roheleppe, mis siis tegelikult nägi ilmavalgust 2019. aasta lõpus. Ja teine on see siis kaunis kena pallikene seal kõrval, mis tegelikult on ju põhjustanud selle, et me täna teeme 2+2, oleme maskides, oleme eraldatult, ei ole koos ja nii edasi, ehk teiste sõnadega siis koroonaviirus. Ja need on tegelikult täna olnudki 2 sellist kõige suuremat trende mõjutavat nii-öelda tegevust, valdkonda, teemat. Kuidas nad seda teevad? Kui me võtame nüüd aasta 2020 Euroopa Liidus, siis mida me näeme? Me näeme seda, et 2020. aastal siis võrreldes 19. aastaga tegelikult paisati õhku circa 10% vähem CO2. See on tegelikult suhteliselt pretsedenditu olukord, et siiamaani ikkagi me nägime siis kas nende CO2 tasemete nii-öelda suhteliselt stabiilset taset või võib-olla vahepeal isegi kerget tõusu. 2020. aastal me aga nüüd selgelt nägime juba seda trendi, kus siis CO2 emissioonid võrreldes 19. aastaga langesid. Mis veel seda aastat iseloomustab? Iseloomustab näiteks seda, et elektritarbimine mõnevõrra vähenes ja samal ajal teiselt poolt taastuvenergiaallikatest toodetud elektri osakaal suurenes. Võib ka öelda, et taastuvenergeetika on üks selline osa, mida väidetavalt koroona on kõige vähem mõjutanud. Ehk tema areng on jätkuvalt olnud väga kiire. Jah, võib-olla mitte nii kiire nagu mõned eelmistel aastatel, aga ta on jätkuvalt tõusvas trendis olev tegevus. Ja kui panna nüüd need 2 komponenti omavahel kokku, siis selle tulemus oli see, et sööpõhine elektri tootmine Euroopa Liidus 2020. aastal tegelikult tervelt 20% ulatuses langes. Ja see langustrend on jätkuv. See ei ole mitte selline ühekordne, vaid ilmselt 2021. aastal me näeme vähemalt sama suurt langust. Mis veel? 2020. aastal tõusis siis Euroopa Liidus taastuvatest allikatest toodetud elektri osakaal 39%-ni. Võrdlus, kas see on suur või väike tõus, 19. aastal oli see protsent 35%. Ehk siis me näeme ikkagi täiesti stabiilset ja selget tõusu ka selles valdkonnas. Ja võib-olla veel, mis oli oluline, oli see, et vedelkütuste tarbimine transpordis Euroopa Liidus langes. Ja eks ta ikkagi langes sellepärast, et me mäletame kõik väga hästi neid pilte tühjadest linnadest, kus praktiliselt mitte midagi ei liikunud ja ainukene, mis siis tõesti toimis, olid kaubaveod. Nii et see annab selgelt nähtu sellest, et koroonal kui sellisel oli väga suur mõju siis energeetikasse. Nüüd me võime ka natukene öelda, et see pilt kogu maailmas ei olnud päris samasugune, et mujal maailmas ei olnud need muutused võib-olla nii drastilised, aga ikkagi saab välja tuua siin mõningad trendid ka kogu maailma poole pealt,
mis siis kindlasti ka keskkonda mõjutavad, ehk et fossiilsete kütuste kasutamisel omavaheline osakaal maagaasi ja söe kasutamisel on siis väga selgelt sellises vahekorras, et gaasi kasutamise osakaal tõuseb ja tahkete fossiilsete kütuste, mis on siis peamiselt süsi, kasutamise osakaal pigem langeb. Samas tuleb jätkuvalt tõdeda, et süsi on kuningas, ehk siis täna moodustab ta jätkuvalt elektritootmises siis kõige suurema osa circa kusagil 35-34% piirimail, millele siis järgnevad taastuvad allikad, mis on väga suure hüppe teinud, gaas ja tuumaenergia. Mis veel võib-olla maailma iseloomustab? Et väga pikalt on räägitud, et kohe varsti on oil peak ja õli kasutamine või nafta kasutamine peale seda hakkab oluliselt langema. See tipp pole veel saabunud. Kuigi jah, tunnistame, et ilmselt me hakkame sellele tipule väga lähemale jõudma, sest nii-öelda tarbimise kasv on olnud suhteliselt väike, 2020. aastal eelduslikult circa 1,2%. Elektritarbimise kasv jätkub, kuid see kiirus, millega me üha rohkem ja rohkem elektrit tarbime, on aeglustunud, mis siis võib-olla annab ka mingisugusel hetkel lootuse, et äkki uued taastuvate energialahenduste kasutusele võtta aitab siis vähemalt rahuldada ära selle juurdekasvu vajaduse ja ühel heal hetkel hakata üha rohkem ja rohkem siis ka fossiilikuid välja tõrjuma. Ja taastuvallikate kasutus näitab tugevat ja püsivat tõusu, seda siis nii tuule osas kui päikese osas. Need on niisugused kaks kiiremini arenevat. Samal ajal tahame me või taha, väga suur osakaal taastuvenergeetikast on siiski hüdrol, mida Eestis iseenesest muidugi ei ole, sellepärast et meie kõrguste vahe ja jõgede arv on niivõrd väike, et siin ei ole selliseid suuri hüdroenergeetilisi võimalusi. See on nüüd kõik siis nii-öelda vaade, mis oli või mis meil täna on. Ja kui me nüüd räägime siis trendidest edasi, siis mis võiks saada? Ega kui oleks kristallkuul päris täpselt, siis ilmselt oskaks seda tulevikku väga hästi iseloomustada ja öelda, et mis on tulekul. Tegelikkuses on võimalik lihtsalt vaadata neid erinevaid muudatusi ja neid erinevaid nii-öelda initsiatiive ja neid siis nii-öelda seadusandlikke või ka rahalisi hoobasid, millega siis nii-öelda mõjutatakse seda valdkonda, et seda nii-öelda muuta. Ja kindlasti on äärmiselt oluline see, et üha rohkem ja rohkem on selge, et siis 2019. aastal välja kuulutatud roheleppe rakendub kõikides valdkondades. Me teame, et seal on lisaks energeetikale räägitud ka transpordist, ringmajandusest, sellest, et rakendatakse nullemissiooni põhimõtteid, et ka põllumajandus muutuks keskkonnasõbralikumaks, et üleminek siis nii-öelda vanalt uuele oleks nii-öelda kõigile võrdne ja nii edasi ja nii edasi. Ja selge on see, et kui esimese valuga arvati, et kindlasti on see üks väga kulukas ja kallis ja võib-olla liigselt ambitsioonikas plaan, siis tundub, et täna me ikkagi liigume väga selgelt selles nii-öelda kokkulepitud ajakavas ja kokkulepitud raamistikus ja see saab tõesti tõeks. Mis veel on oluline? Oluline on kindlasti see, et pidevalt kasvavad investeeringud taastuvatesse energiaallikate kasutamisse. See on ka võib-olla haakub natukene selle jutuga, mida siin minu eelkõneleja rääkis enne LHV-st, et taastuvenergeetika on see suund, kuhu väga palju investeeritakse. Põhilised kaks suuremat trendi on siis kindlasti päike ühelt poolt, aga teiselt poolt ka siis tuuleenergeetika. Ja tuuleenergeetika võib-olla mitte nii väga just maismaa peal kuivõrd merel. Selle poole pealt on ka siis hea meel tõdeda eilset uudist, kus Eesti Energia siis oma strateegilise partneri Ørstediga sõlmis kokkuleppe, mille alusel siis me arendame Liivi lahes välja väga suure ja väga olulise tähtsusega nii-öelda tuulepargi, mis siis tõepoolest võiks katta tegema ligemale poole Eesti elektrivajadustest.
Mis veel võib-olla on oluline? Oluline on kindlasti see, et üks selline siiamaani olnud, ma nimetaks võib-olla isegi natuke inetuks pardipojaks, ehk siis vesinikutehnoloogia ja vesinik, mis on pikka aega olnud nagu varjusurmas või kusagil peidus, siis see vesinik muutub reaalsuseks ja mitte lihtsalt vesinik, vaid siis räägime rohelisest vesinikust, mis loom on roheline vesinik. Roheline vesinik on siis see vesinik, mis saadakse vee hüdrolüüsimisel, elektrolüüsimisel, kus kasutatakse siis elektrina taastuvallikatest toodetud elektrit. Teadupärast saab vesinikku loomulikult ka fossiilsetest kütustest, ennekõige metaanist, aga seda ei loeta siis roheliseks vesinikuks, vaid tal on siis teine värv. Nii. Võib-olla tegelikult on veel üks selline oluline jälle inetu pardipoeg, millest võib asja saada ja millest ei pruugi asja saada, me ei tea täpselt veel, aga fakt on selles, et kui hakatakse laiemalt rakendama sellist tehnoloogiat nagu CO2 püüdmine, ehk siis CCS, Carbon Capture and Storage, siis tegelikult me oleme ka sellises olukorras, kus süsinikust võib saada tulevikus hoopis tooraine. Ehk siis CO2, mille me oleme kütuste põletamisel õhku paisanud, siis tegelikult selle kinnipüüdmisel on võimalik sellest samast CO2-st siis toota väga erinevaid mitmesuguseid tooteid ja seda kasutusele võtta. Kindlasti on äärmiselt oluline see, et elektri salvestamise võimalused teevad läbi praegu väga kiiret arengut. Ja miks see vajalik on? Vajalik on tegelikult ikkagi selleks, et taastuvenergia allikate puhul on see elektri tootmine natukene hüppelisem. Teda võib mõningatel hetkedel olla rohkem ja seda elektrit võib mõningatel hetkedel olla vähem. Aga kuna eespool siin näitasime just ka videot, kus siis ütlesime, et me tahaksime muuta meie tarbijate jaoks ehk meie klientide jaoks selle äärmiselt mugavaks, siis kliendi jaoks on äärmiselt oluline see, et mis iganes hetkel ta oma seadme pistikupesasse ühendab, siis sellest pistikust tuleb elekter. Nii et järelikult peab tekkima kuidagi ka võimalus, kuidas siis seda elektrit salvestada võimalikult mugavalt, et see oleks tarbijale mugav ja et see oleks ka efektiivne. Ning loomulikult siis elektri uued kasutusalad. Mida ma selle all mõtlen? Ma ilmselgelt mõtlen selle all seda, et transport on see valdkond, kus ilmselt elekter tulevikus hakkab mängima väga tähtsat rolli. Me juba täna teame nii-öelda laadimispesadest, me teame elektriautodest, me teame siis erinevatest toetuskampaaniatest elektriautode ostmiseks ja me teame ka teiselt poolt seda, et nii-öelda sõidukitootjad riburadapidi on kuulutanud välja juba neid aastaarve, millal siis nad lõpetavad täielikult fossiilkütustel põhinevate nii-öelda sõidukite tootmise ja lähevad siis üle kas elektrile, vesinikule, ilmselt mingisugusele sellisele energiakandjale. Nii et see on kindlasti väga oluline ja võib-olla see olulisus tuleneb ka sellest välja, et tulevikus väga laialdane elektriautode kasutamine ei tähenda mitte ainult seda, et me nii-öelda siis muudaksime oluliselt transpordi poolt, vaid lisaks sellele tegelikult nende samade elektriautodega me võiksime ju tekitada ka täiesti selge ja ühese võimaluse siis meie energia salvestuse võimalusi täiendada. Ehk teiste sõnadega, miks see sama auto, mis siis seisab õhtul seal laadimisboksis, ei võiks olla ka võib-olla hoopis meie nii-öelda energiaallikas sellel hetkel. Nüüd, üks selline trend on ka kindlasti väga selgelt nii-öelda võitu saamas. Juba eelmine aasta näitas seda, see aasta näitab seda veel rohkem ja ilmselt tulevikus saab see rohkem olema, et tootmine tuleb tarbimisele lähemale. Need on siis väikesed tootmisvõimsused, mida põhimõtteliselt igaüks saab endale toota, saab olla elektritootja. Ehk siis teiste sõnadega me räägime täna siis nendest kõikvõimalikest päikeselahendustest, mis on võimalik siis paigutada oma eramute katustele, oma tootmisüksuste katustele ja sellega teatud osa oma elektritarbes siis ise toodetud elektriga katta.
Lisaks sellele see eeldab muidugi ka ilmselt väga nutikat ja head võrku, mis oleks siis mingisugusel hetkel võimeline vastu võtma selle nii-öelda ületoodetud elektri osa ja samal ajal, kui seda elektrit puudu jääb, siis seda jälle tagasi võrku andma. Mis võib-olla see mõju ja efekt sellest on see, et mida lähemal tarbijale siis elektrit toodetakse, seda väiksemad on kaod, seda efektiivsem see on. Ja teiseks võib-olla selle võrra ka mõne võrra vähenevad siis kas ülekandeliinid ja ülekandeliinide arv ja see muudab ka tegelikult ju elektri või energia tarbimise nii-öelda tarbijatele palju mugavamaks, et see on neil kohe käe juures, nad saavad ise seda juhtida ja mõjutada. Ja mis veel? Loomulikult on selge see, et me ei saa läbi ilma arvutite ja IT-ta, see on tulevik ja see on selgelt see suund, ehk siis erinevate IT-lahenduste rakendamine nii tootmise kui tarbimise optimeerimiseks. Me räägime juba ju ka seadmete internetist, kus võib-olla seadmed on ise nii targad, et võtavad ja tarbivad elektrit sellel ajal, kui see on kõige odavam või kui seda on võrgus kõige rohkem või mõnel teisel siis sellisel ajal, mis ühtlustaks siis ka nii-öelda elektri või energia tarbimist. Nii et tegelikkuses on selge, et see valdkond kui selline muutub, ta muutub väga siis kiiresti ja samal ajal on selge see, et siin tehtavad otsused on teistpidi väga pika mõjuga. Nüüd tegelikult võib ju küsida, et mis sellel kõigel siis ikkagi eelmisel jutul nüüd keskkonnaga nagu pistmist oli. Mismoodi siis tegelikult need erinevad arengud, mida ma siin enne just kirjeldasin, siis keskkonda mõjutavad? Kindlasti ennekõike me räägime kliimamuutuste mõju ohjamisest ja võib-olla siin ma olen selles mõttes natuke tagasihoidlikum, ma ei räägi kliimamuutuste ärahoidmisest või peatamisest, ma räägin ohjamisest, sest tegelikult oleme ausad, neid arvamusi, kui kaugele me oleme oma nii-öelda muudatustega läinud, on väga erinevaid. Aga fakt on selles, et kui me tõepoolest mitte midagi ei muuda, siis muutub elu iga aastaga üha kehvemaks elukvaliteet ja üha raskemaks. Nii et CO2 emissioonide vähendamisega õhku kindlasti me seda olukorda parandame, kas või selles mõttes, et need mõjusid natukenegi ohjata. Mida vähem me energiakandjaid põletame ja toodame elektrit kuidagi teistmoodi, siis on selge, et seda vähem me mõjutame ka õhukvaliteeti. Sest keerates natukene vanasõna tagurpidi, siis kus tuld, seal suitsu. Suits tähendab ju tegelikult seda, et midagi paisatakse õhku ja õhukvaliteet on tegelikult äärmiselt oluline temaatika. Kui me nüüd jaotaksime natukene selle õhu kvaliteedi teema laiali, siis näiteks SO2 osas julgen ma küll öelda, et tänaseks rakendatud piirangutega on saavutatud juba olulist edu. Piirangud on siis nii kütuse poole pealt, et seal oleks võimalikult vähe väävlit sees, enne kui teda üldse põletama hakatakse ja teiselt poolt siis need puhastusseadmed, mida kasutatakse, oleksid nii efektiivsed, et need väävliheitmed oleksid võimalikult minimaalsed. Küll aga tuleb siia juurde lisaks tuua seda, et täiendavat tähelepanu vajavad kindlasti siis lämmastikoksiidid, mille osas küll transpordi osakaal, võib öelda, on isegi kusagil 70% ulatuses ja 30% ulatuses on see energeetika mõju sinna, aga ka see 30% on kindlasti liiga palju. Ja täiendava nii-öelda juba mõned aastad välja tulnud siis nii-öelda teemaga tuleks üles tuua siis väikesed peenikesed tahked osakesed, umbes 2,5 mikromeetri suurused, näiteks PM2,5, mis siis ka oluliselt tegelikult mõjutavad inimeste tervist. Ja mis täpselt samamoodi on siis põletamise tulemus. Nüüd, meil oli tegelikult eelmisel aastal nii-öelda suuremates linnades, kus olid ka väga ranged siis koroonapiirangud, võimalik tegelikult isegi aru saada, et mis juhtub siis, kui me panemegi peaaegu kõik kinni. Et siin tulles tagasi uuesti, et ilmselt Itaalia, Hispaania, kus kõige suuremates linnades, Milano, Rooma,
Madrid, kus siis tegelikult olid väga karmid koroonapiirangud, kus transport liikus võimalikult vähe, autosid peaaegu üldse ei sõitnud. Seal tegelikult iseenesest tähendati nendel hetkedel ja nendel momentidel täheldati vahel isegi kuni 70-75% õhukvaliteedi paranemist. Et väga muljetavaldav. Aga samamoodi muidugi näitas ka see teine pool seda, et niipea kui piirangud ära kadusid ja me tagasi oma nii-öelda tavapärasesse ellu läksime, siis see pilt tuli ka tagasi sinna, kus ta ennem oli. Ja pigem on tänane mure selles, et kuidas ikkagi sellest kriisist tulla välja sellisena, et me ei teeks asja veel hullemaks, sest inimkonnal kipub olema tendents nagu see puudu jäänud asi kuidagi korvata, ehk siis seda intensiivsemalt erinevaid asju teha. Nii et tegelikult oluline on jätkusuutlik ka kriisist väljumise plaan, mida tegelikult Euroopa Liit on ka täna juba täiesti koostamas ja rakendamas. Aga teise poole pealt, mida me loomulikult ka nägime ja mis võib-olla ka tänase üritusega rohkem haakub, nägime tegelikult ka uusi keskkonnateemasid, sellepärast et näiteks sellised ühekordse plastiku temaatika, mille võib kohe selgelt välja tuua. Millest see siis tuleneb? Tuleneb sellest, et kõik need ühekordsed maskid, kõik need ühekordsed kulleritega kohale toodavad toidu nii-öelda pakendid, pakid, kõik need kahvlid, noad, mis seal juures on ja tegelikult ka kõik see pakendamine poes, mis nii-öelda nagu mingisugusel hetkel sai uue hoo, tähendab tegelikult seda, et üha rohkem ja rohkem tekib sellest ühekordselt plastikut, mis vajaks siis mingisugust nii-öelda lahendust ja lahendus loomulikult ei ole siis see, et me pakime kokku ja viime kuhugi kolmandatesse riikidesse, kus siis seda võib-olla ümber töödeldakse. Nüüd, kui me räägime õhuheitmetest ja üldse sellest, kuidas me oleme nagu kuhugi nagu jõudnud ja saanud, siis selle koha pealt tuleb kindlasti öelda, et meie oma tegevus on täna taganud selle, et õhuheitmed on oluliselt langenud. Nad on siin näiteks võrreldes CO2 heitmed 90. aastaga võrreldes eelmisel aastal olid suisa 81% madalamad ja samamoodi on siin näha ka tegelikult teiste heitmete langemist, nii et iseenesest õhukvaliteet, mis tuleb möönata, ongi Eestis väga hea, on tegelikult oluliselt veel selles mõttes siis kas paranenud või oleme andnud sinna juurde siis meiepoolse panuse, et see ei halveneks. Ja võib-olla üldse, et kuidas me siis ise püüame sinna pilti täna ära mahtuda, kuidas me püüame seal pildis olla, on siis tegelikult see, et meie toodetud energia, pean siis siin silmas nii elektrit, soojust kui ka tegelikult vedelkütuseid, siis kogu selle toodetud energia CO2 intensiivsus pidevalt väheneb, et elektritootmise CO2 intensiivsus langes näiteks aastal 2020 tasemele 0,7 tonni CO2 megavatt-tunni kohta, mis siis tegelikult veel mõned aastad tagasi oli reipalt üle 1 tonni. See number on ikka veel suur, aga me näeme täna tegelikult kõikide meetmetega, mis on tulevikus ees planeeritud, järgmise 4-5 aasta jooksul selle langemist vähemalt 50% ulatuses. Ja see tuleneb kindlasti sellest, et kõigepealt vanemad energiablokid suletakse. Esimest korda võiks siis öelda, seda on välja hääldatud see aastaarv, millal põlevkivi otsepõletamine lõpeb, ehk siis ka aasta 2035 peaks see olema, aga selge on see, et ilmselt see otsepõletamine väheneb palju kiiremini ja lõpeb otsa ennem. Ja samas siis jäätmepuidu põhise biomassi osakaal suureneb, mis siis tänaste kokkulepete alusel on CO2 neutraalne, aga selge on loomulikult see, et tulevikus tuleb ka need teemad üle vaadata. Teiselt poolt siis taastuvenergia tootmisvõimsuste suurendamine tuule ja päikese osas kindlasti enne kõike. Ja mis on kindlasti nüüd äärmiselt oluline on ka see, et kui siiamaani on tegelikult nii Eesti Energia kui ilmselt ka teised energiafirmad hästi palju pannud rõhku just energia efektiivsusele, ehk siis teiste sõnadega, kui palju meie kütustega süsteemi või tootmisesse sisendatud energiast on võimalik muundada selliseks energiaks, mida keegi tarbida saab,
siis tegelikult väga oluline on ka läbi oma jääkide taaskasutamise ning ka teiste jäätmete taaskasutamise ka materjali kasutuse efektiivsuse suurendamine. Ja võib-olla nüüd siis lõpuks on ka siis see moment käes, et kui me jõuame sinna võimalike ringmajanduse lahenduste juurde, siis ennekõike me saame siis tuua välja siin nagu kaks erinevat osapoolt, et loomulikult on küsimus siis kõigepealt mineraalsetes materjalides, klassikaliselt siis Eestis me räägime aherainest ja põlevkivituhast, Euroopas me võib-olla räägime ka söetuhast ja näiteks suitsugaaside põletamisel tekkivast kipsist, siis selliste materjalide uus kasutamine ja kasutuselevõtt. Möönan, see on läinud üle kivide ja kändude, kindlasti on siin põhjuseid väga palju erinevaid, aga me näeme siin ka täna võimalusi, kuidas oleks võimalik ikkagi tõepoolest nende mineraalsete materjalide baasil ja nende ärakasutamise baasil nii-öelda säilitada ja hoida teatud mineraalseid maavarasid tulevikuks või neid võib-olla üldse mitte kasutusele võtta. Kui me räägime nüüd orgaanilistest jääkmaterjalidest, jäätmetest, kõrvaltoodetest, siis energeetikas seni on olnud suhteliselt selge loogika, kõik mis põleb on ära põletatud ja sellest siis energia toodetud, aga samas tegelikult alternatiivsed lahendustena on võimalik ka neid materjale olemasolevate tehnoloogiatega väärindada ja neist teha nüüd midagi muud. Saan tuua näiteks siin siis vanadest rehvidest vedelkütuste tootmise või ka keemiatööstuse tooraine tootmise tulevikus, jäätmeplastist, uute plastide tootmise tooraine saamist, põlevkiviõli tootmisel kõrvalproduktina tekkivast uttegaasist keemiatööstuse toodete tootmine või siis on see suitsugaasidest kinni püütud CO2-st toodete tegemine, aga miks mitte ka näiteks jäätmete algosadeks lahutamine ning nendest uute toodete tegemine, mis võib-olla täna tundub natukene, et niisugune science fictioni laadi minev, et teadupärast, kes on rohkem ulmeraamatuid lugenud, siis seal on olemas sellised maagilised mustad kastid, kuhu pannakse oma materjal sisse, siis see materjal lammutatakse algosadeks ja need algosad siis pärast uuesti pannakse kokku nii-öelda sobilikuks tooteks. Põhimõtteliselt midagi sellist täna juba eksisteerib, see on küll veel väga suhteliselt energiamahukas ja suhteliselt ka kallis, aga selge on see, et iga asi kusagilt peab hakkama ja ka meie enda huvi on ikkagi hoida kogu aeg silma peal sellistel tegevustel ja arendustel. Ja kui nüüd rääkida natukene siis millestki konkreetsemast, siis üks mõte, mis meie peas on väga palju liikunud ja tänaseks on ta jõudnud nüüd juba siis suhteliselt suuremahuliste katsetusteni, on ikkagi see, et see sama jäätmeplast, mis meil päris suurtes kogustes tekib, et kuidas sellist jäätmeplasti ümber töödelda ja töödelda seda ümber selliselt, et sellest oleks võimalik saada siis uuesti väärtuslik tooraine. Ma olen toonud siin nüüd kaks eraldi nii-öelda pilti välja. Esimene neist on siis põhimõtteliselt jäätmeplasti mehaaniline ümbertöötlus, kus tegelikult siis esimeses faasis me räägime sellest, et meil on siis näiteks plastik, mis on tulnud toiduainete tööstusest või toiduainetega kokkupuutes olnud, siis tavapäraselt tegelikult me teises etapis enam seda sama mehaaniliselt ümbertöödetud plastikut enam toiduainetega kokku panna ei saa, me peaksime tegema sellest midagi muud, kas siis mingisugused pingid, pakendid, mingid muud asjad. Ja kui me sealt läheme nüüd järgmisesse etappi edasi, siis suure tõenäosusega on see järgmine madalam aste juba siis ehitusmaterjalid või mingid sellised suuremahulised lahendused. Ja päeva lõpetuseks siis tegelikult ikkagi see materjal lõpuks põletatakse ära. Kui me aga kasutaksime niinimetatud keemilist ümbertöötlemist, ehk siis me võtaksime selle jäätmeplasti, me põhimõtteliselt nii-öelda termiliselt pürolüüsi teel näiteks lagundaksime ta uuesti komponentideks laiali ja lammutaksime nad laiali sellisteks komponentideks, mida on võimalik pärast uuesti kasutada uue pakendi või uue nii-öelda polümeri tootmiseks, mida saaks siis uuesti kasutada
kasutada juba näiteks kas või toiduainega kokku puutuva plasti tootmiseks. Mõtted ja mitte ainult mõtted, vaid ka tegevused selles suunas täna liiguvad, et mingisugusel hetkel oleks võimalik teatud osa materjalist asendada siis meie tänasest näiteks põlevkivist asendada siis jäätmeplastiga, toota sellest siis uuesti pürolüüsi komponente, millest saab uuesti siis sünteesida polümere. Ja võib-olla teine selline näide, millest tahaks ka veel kindlasti rääkida, on siis tegelikult seesama CO2. Täna teda loomulikult kinni selliselt ei püüta suuremahuliselt, aga kui teda oleks võimalik kinni püüda ja tehnoloogiad selleks on ju täiesti olemas, siis järgmine küsimus tekib kindlasti kohe, et mis sellise materjaliga edasi teha. Alati on üks võimalus, et see materjal pannakse siis nii-öelda maa-alustesse siis ladestuskohtadesse, kus ta nii-öelda väga pikaajaliselt oleks võimalik teda kasutada. Aga teine pool seal kõrval oleks siis kindlasti see, et need kõik võimalikud erinevad tooted, kütused, kemikaalid, ehitusmaterjalid ja nii edasi, kus oleks võimalik siis tegelikult seda CO2 kasutada kui toorainet. Lisame sinna juurde ka võib-olla rohelise vesiniku ja saame täiesti uued ja huvitavad tooted. Ja lõpetuseks võib-olla kindlasti siis ka veel see, et miks seda siis täna ei ole juba tehtud, miks seda täna ei ole juba juhtunud, siis tegelikkuses ikkagi selliste lahendusteni jõudmine nõuab ka päris palju aega ja nõuab päris palju ka tegelikult rahalisi vahendeid. Ja miks seda aega on vaja? Ennekõike siis selle jaoks, et tegelikult küsimus, et tunne oma materjali, koguseid, omadusi, kuidas need muutuvad ajas ja teiselt poolt siis ka, kas seda toorainet, mida selleks protsessiks kasutatakse, on piisavalt või mitte. Kõikide ideede testimine algab laborist ja lõpeb tööstuslikes seadmetes. Kõik see tähendab tegelikult ka siis lubade taotlemist, keskkonnamõjude hindamist, toodete registreerimist ja nii edasi ja nii edasi. Ja loomulikult sinna juurde lisame veel 2 komponenti ehk raha ja aeg ja ongi selge, et miks need asjad võtavad kindlasti tavapärasest suhteliselt rohkem aega. Ja samal ajal on selge see ka kindlasti, et kõikide nende teemade ja probleemide lahendamisel ei ole ühte sellist, kuidas ma siis ütleks, kuldset võtit. Et tegelikult kas või see sama pilt, kus ma siin ennist näitasin seda, et kui palju on võimalik erinevaid CO2 kasutamise lahendusi, siis ilmselt see, kui kaugemas tulevikus CO2 püüdmine rakendub ja me tahaksime siis CO2 ladestamise asemel hakata seda nii-öelda erinevateks toodeteks ära kasutama, siis ilmselt ongi see niisugune palett või kimp erinevatest toodetest, mida siis oleks võimalik toota. Nii et kindlasti ei ole ühte kuldset võtit, on terve kimp kuldseid võtmeid ja see kindlasti on ka üleskutse kõigile, et kõik head ideed väärivad testimist, väärivad arendamist, väärivad nii-öelda järeleproovimist ja lohutuseks saab ka kindlasti öelda, et ärge muretsege. Kui ei õnnestu esimese valuga, siis kõik ei peagi õnnestuma. Oleme ausad arendusprojektide juures, kui 10 projektist 1 jõuab sellisesse faasi, et lõpuks te näete, et see asi hakkab reaalselt toimima ja töötama, siis see on äärmiselt hea tulemus. Ja ma arvan, et lõpetuseks siis olengi toonud siin ära lihtsalt need erinevad valdkonnad ja need erinevad materjalid, kus me täna energeetikat ja ringmajandust püüame kooslusesse panna ja ära kasutada. Kindlasti neid variante tulevikus tuleb üha rohkem ja võib-olla ikkagi küsimus, et miks neid asju energeetikud püüavad lahendada ja energeetikas ka lahendatakse, on kindlasti see, et ühelt poolt on olemas seadmed, teiselt poolt on olemas teadmised ja kolmandalt poolt tegelikult iga selline ringmajanduslik protsess, kus me püüame ikkagi nii-öelda materjalidest midagi välja võtta, midagi väärindada, midagi uuendada, eeldab tegelikult ka energiat. Nii et see on selline sümbioos ja kooslus
mis siis võiks anda sellise suurepärase võimaluse nii ühelt poolt lahendada energiateemasid, kui ka teiselt poolt tegelikult lahendada jäätmeteemasid. Ja mitte ainult enda poolt põhjustatud jäätmeteemasid, vaid siis ka tegelikult neid teisi suuremaid ja tõsisemaid. Aga tunnistan, et selle koha pealt ei oskagi praegusel hetkel rohkem öelda. Ma loodan, et äkki on laekunud mingisugune hulk küsimusi, et nüüd pigem siis võib-olla võtaks selle poole ette. Suur tänu teile, minister. Asume kohe ka siis rahva poolt küsitud küsimuste juurde. Kas te arvate, et tulevikus kasutate elektri tootmiseks ainult taastuvenergiaallikaid? Ja kindlasti. Ma arvan ja ma olen selles suhteliselt veendunud, et fossiilkütuste osakaal tegelikult hakkab langema suhteliselt kiiresti. Ja võib-olla ainukene selline tulevikudebati küsimus on siis tõesti see, et kui kaua ja millisel määral biomass on taastuv. Aga selge on see, et üha rohkem ja rohkem eriti just elektritootmine, aga ka sooja tootmine liigub selles suunas, et asju ei põletata, vaid see energia saadakse kuidagi teisiti kätte. Aga selle lahenduse juures on hästi suureks faktoriks ilm, et kui päike ei paista või tuul ei puhu, et kuidas siis see ülejäänud energia tootmine, kas siis biomassist või? Jah, siin ongi, tähendab see kaks poolt, et kindlasti on räägitud sellist mõistet, eks ole, et on nii-öelda juhitavad energiatootmisüksused ja energiaallikad. Kindlasti jäävad ka nemad alles selle biomassi näol mingisugusel määral, aga teine pool kindlasti selle juures on siis tõepoolest see, et kuidas me õpime energiat purki panema. Kuidas me õpime sellel hetkel, kui teda on väga palju, teda säilitama, selleks hetkeks, kui teda on uuesti vaja välja võtta. Ja ei tea täna, kas see on nüüd akutehnoloogia, kas see on pumphüdroelektrijaamad, kas see on vesinik. Jälle kahtlustan, et ei ole ühte kuldset võtit, on kimp võtmeid. Need kombinatsioon nagu ilmselt küll, jah. Okei. Aga siis võib-olla teise poole pealt, et praegusel hetkel, kui raske on loobuda fossiilsetest kütustest, millest on nagu hetkel võrdlemisi võib-olla mugav ja odavam elektrit toota, et praegu just see üleminek on võib-olla natuke kallis ja niuke täpselt ei tea, mis edasi ootab, et kui raske on loobuda fossiilsetest kütustest praegusel ajal? Ma arvan selles mõttes, et väga raske ei ole, sellepärast, et kuidas siis öelda, et tegelikult ju inimest on kõige parem mõjutada tema kõige õrnema elundi ehk rahakoti kaudu. Ja kui me tegelikult täna vaatame kas või neid samu trende ka Eestis, et miks nii-öelda põlevkivi otsepõletuse osakaal on hakanud niivõrd palju nii kiiresti langema ja siis nüüd ütleme taastuvenergiate osakaal selle võrra ka tõusma, siis on nagu siin kaks faktorit, et ühelt poolt siis seesama CO2 maksustamise teema, ehk siis teiste sõnadega fossiilkütuseid võib olla mugav kasutada, aga see muutub üha kallimaks ja ühel heal hetkel lihtsalt fossiilkütustest toodetud energia ei ole enam konkurentsivõimeline, sest peale selle, et kõik need tooted, mida me oma kliendile müüme, peavad olema mugavad ja head ja mõnusad, nad üldiselt peaksid olema ka suhteliselt odavad. Et see valik on ju väga selge alati, et ei oska öelda, kas see on väga kerge, aga see on selles mõttes kindlasti keeruline, et eks me peame aru saama ka sellest, et terve hulk tootmisvõimsuseid, mis on üles ehitatud just fossiilkütuste peale, on veel sellises keskmiselt heas toonuses, et nende tänane mahakandmine oleks üsnagi märkimisväärne majanduslik otsus. Jah, võib-olla siin selle taastuvenergia lõpetuseks küsiksin, et oskate te umbes ennustada, kui palju võiks minna aega see üleminekuperiood, et suurem osa meie energiast tuleks taastuvenergiast? Hea küsimus. Ma arvan, et kui mul oleks kristallkuul, siis ilmselt ma tegeleks natuke teistsuguse äriga ja ennustamine oleks väga parem, aga ma arvan, et me kindlasti näeme lähima 5–10 aasta jooksul märkimisväärseid muudatusi ja ma arvan, et ikkagi see muutumise suund, mida me täna näeme, on selgelt ühepoolne, sest ikka on
ikka on olnud ka neid jutte üleval, kus kindlasti ühel hetkel see olukord muutub, äkki pöördub kuidagi teisele poole tagasi. Ma pigem täna kaldun arvama selle poole, et see suund on ikkagi väga selgelt sinnapoole, et fossiilkütuste kasutamine muutub üha väiksemaks, me saame need taastuvallikatest, küsimus on siis millistest taastuvallikatest ja mis on sealne keskkonnamõju, eks ole. Aga ma arvan, et siin lähima 5-10-15 aastat võiks olla see pigem sinna tahapoole see samm, et ütleme, see viimane lõpp võib olla selline. Ja, et siin on ikka välja toodud, et kas te arvate, et 35 aasta pärast võiks olla see enamik siis või pea 100% juba taastuv? No ma saan öelda kiire vastuse, eks ole, et täna on ju koalitsioonilepingus kokku lepitud, et aastal 2035 lõpeb põlevkivi otsepõletamine elektri tootmiseks. Kui peale seda, siis jah, tõesti kasutatakse veel mõningasel määral näiteks gaasi, mis on täna väga populaarne fossiilkütus, kõige puhtam öeldakse fossiilikute poole pealt, või siis ka vedelkütuseid, siis see mingi osakaal väike veel on. Aga ütleme, et kusagil selles kandis võiks see muudatus juba toimuda. Ja, et gaasil on vist see ka, et seda jaama käima panna ja kinni panna on vist palju nagu lihtsam ja kiirem kui teiste. See on väga kiire ja operatiivne. Täna tegelikult taastuvenergia koormuste tasakaalustamiseks kasutataksegi gaasil põhinevaid tehnoloogiaid. Et tuleb kuskilt puudu, siis saab kohe panna. Rääkisite korraga keskkonnamõjudest. Küsiti, et luuakse hästi palju tuuleparke, osasid ka merre, et oskate te öelda, kas see mõjutab siis seda elu, mis seal meres on, kas kalad võivad võib-olla sealt alast ära minna või on teil mingit informatsiooni selle kohta? No, kui ma ütleksin täna, et mitte mingisugust mõju ei ole, siis ma väga selgelt kindlasti vassiksin. Et ütleme niiviisi, et me saame ka öelda seda, et muna ei saa süüa ilma koort katki löömata. Küll aga, kui me vaatame täna, kui palju tehakse erinevate siis kas või tuuleparkide rajamiseks eelnevaid hinnanguid, uuringuid, siis kindlasti püütakse nii tehnoloogiliste lahendustega kui ka nende tuuleparkide kas või paigutamisega, tuulikute paigutamisega leida selline optimaalne lahendus. Mingisugune keskkonnamõju jääb kindlasti alati. Küsimus on lihtsalt selles, et see kompromiss selle nii-öelda puhta energia ja selle mingisuguse mõju vahel. Selge on loomulikult see, et tuulepark näiteks linnustiku kaitsealadel ei rajata. Ka meretuuleparkide rajamisel me saame täna ju hästi palju siis toetuda sellele kogemusele, mis on juba olemas, eks ole. Päris mitmetel riikidel, näiteks Taanil on see kogemus juba olemas, kus me saame juba ajaliselt vaadata, et park on rajatud, mis on selle mõju ja võtta siis ja õppida sellest. Et võib-olla selle koha pealt isegi oleme me natukene nagu heas ja mugavas positsioonis, et väga palju seda nii-öelda esmast jalgrattaleiutuse tööd on ära tehtud ja me saame väga palju põhineda sellel, pluss siis vaadata konkreetselt seda kohapealset asja. Teise poole pealt on jälle väga selge ja oluline ka see, et ühel heal hetkel tuleb teha ära üks otsus, et klassikaline äkki uurime veel natukene, ei vii ka kunagi tulemuseni. Et paljuski juba esimesi teadmisi on saadud juba naabritelt. Jah, et me ei raja selles mõttes ühtegi asja nüüd päris teadmatusse tühja koha peale ja ka teiselt poolt tuulikute enda tehnoloogia on oluliselt arenenud võrreldes selle ajaga, kui esimesed tuulikud püsti pandi. Nii, rääkisite ka, et luuakse järjest võib-olla teisi viise, kuidas põlevkivist energiat saada ja siis üks nendest on see õlitehase rajamine. Et kas on peale õlitehase rajamist plaanis ka tõsta põlevkivi kaevandamise hulka? Ei kindlasti selles mõttes mitte, et ma arvan isegi täna praegusel hetkel rajatav uus õlitehas versus siis teiselt poolt vähenevad otsepõletuse mahud tähendavad ikkagi seda, et ilmselt selliseid suuri kaevandustippmomente me kindlasti enam ei näe. Ma ei saa öelda kindlasti, et kaevandamine päris lõplikult ära kaob, aga kindlasti need kaevandusmahud ei saa väga palju suureneda, pigem nad kas stabiliseeruvad või langevad. Ja ikkagi tulevikus on ka ju see temaatika täna jätkuvalt üleval, et siis mismoodi ja millisel viisil seda põlevkivi võimalikult hästi väärindada, kas see lõpptulemus on siis vedelkütus või see lõpptulemus on näiteks ka võib-olla mingisugune keemiatööstuse tooraine,
sest tahame me või ei taha, eks ole, siis tegelikult isegi nii edumeelne seltskond nagu Euroopa Liit näeb päris pikalt veel ütleme siis naftalaadsete toodete vajadust just keemiatööstuse sisendina. Et siis võib-olla pigem liigutada põlevkivi tarbimist eemale sellest nii-öelda korstnasse kütmisest, vaid väärindada siis seda muul moel, jah? Ja no kindlasti ja veel kord, eks ole, et selle koha pealt iseenesest on ju täna isegi täiesti selge nii-öelda otsus ja tärmiini vastu võetud. 2035 peaks olema see moment, eks ole, kus mitte mingil juhul enam siis põlevkivi elektri tootmiseks otse ei põletata. Et järgneb ainult siis tema väärindamine millekski muuks. Küsiti ka veel, et põlevkivi põletamisel tekib jääkaine, millest on siis aherainemäed Ida-Virumaal. Et kas nendega on plaanis midagi ette võtta? Siin pakuti välja, et ümber kaevata ja seal veel sisalduv põlevkivi kasutusele võtta. Siin ma nüüd siis teeks kiiresti selle paranduse, et aheraine tekib põlevkivi kaevandamisel. Ja põlevkivi tuhk tekib juba nüüd siis põlevkivi põletamisel. Okay, siis oli pigem minu need on natukene kahte erimoodi mäed. Aga küsimus iseenesest ei ole kindlasti vale, et juba täna tegelikult käivad ju sellised protsessid, kus teatud aheraine mägesid põhimõtteliselt võetakse uuesti koost lahti, kus nad lastakse uuesti materjal läbi purustite, kus saadakse siis ühele poolt killustik, mis on siis mineraalne materjal, mida on võimalik siis erinevatel otstarvetel ära kasutada, ja teine pool siis on tõepoolest see veel orgaanikat sisaldav mineraalne osa, mida on võimalik ära põletada elektrijaamades näiteks elektri tootmiseks, mida kindlasti on võimalik ka hiljem õliks ümber töödelda, kuigi tema kütteväärtus, tema orgaanikasisaldus ei pruugi olla nii kõrge, kui nüüd siis otseselt täna kasutataval energeetilisel põlevkivil, nii et neid protsessid käivad, neid ka täna tehakse mingisugusel määral ja mingisuguses mahus. Ja teine pool on kindlasti see, et ka nüüd selle põletamisel tekivad jääki, ehk siis seda tuhka me jätkuvalt proovime ära kasutada. Kasutamise mahud on täna väiksed ja on jälle võrreldes mõne eelmise aastaga langenud. Miks nad on langenud? On lihtsalt see, et kui te mäletate ühte viimast slaidi, oli see, et tunne oma materjali ja materjal on pidevas muutuses. Ehk teiste sõnadega, kui me ka oma põletamistehnoloogiaid muudame, siis ka selle tuha omadused muutuvad ja tema kasutusalad tuleb uuesti üle testida. Ehk teiste sõnadega kindlasti on põlevkivi tuhka üks selline ressurss, milles on veel väga palju peidus. Ja me teame näiteks ka Ragn-Sellsi suurt projekti, eks ole, mis jätkuvalt liigub oma kindlat teed edasi, et hakata nüüd sellest samast põlevkivi tuhast siis tootma ka teatud tüüpi tooteid. Täpsustan siis üle, et ise tõlgendasin natuke küsimust valesti. Küsimus oli täiesti õigesti küsitud. Viimase küsimusena siis veel. Rääkisite siin naabrite kogemustest. Kuidas suhtute sellesse, et näiteks Taani, Holland põletavad suures koguses puitu energia saamiseks ning nimetavad seda roheliseks energiaks? Kuid samal ajal on metsade laialdane lageraie väga suure keskkonna jalajäljega. Jaa, see on seesama teema, mis ma siin ennem korraks ka nagu mainisin või puudutasin, ehk siis teiste sõnadega, kui me räägime sellest, et kas tulevikus ja millisel määral siis toodetakse energiat taastuvatest allikatest, siis loomulikult. Küsimus on selles, et kui kaua ja millisel määral on biomass taastuvenergia allikas ja siin kindlasti võib ka öelda seda, et see esimene suur vaimustus, kus tegelikult olen ka mina olnud sellistes elektrijaamades Itaalias näiteks, kus biomass tuuakse Kanadast laevaga. Ei ole väga jätkusuutlik ilmselt, aga kuna mängureeglid tollel hetkel on just sellised, eks ole, siis neid rakendatakse. Täna Euroopa Liit on välja töötamas siis niinimetatud jätkusuutlikkuse kriteeriume ka biomassile, ehk siis teiste sõnadega see hulk biomassist, mis ei lähe nende jätkusuutlikkuste kriteeriumite alla, mis põhjustavad kõiki neid muudatusi, millest siin just juttu oli, metsade intensiivne raie, suur transpordikaugus, mis iganes kõik muud, siis ilmselt kaugemas ja lähemas tulevikus seda tüüpi biomassi kasutus ei lähe enam nii-öelda CO2 vabastuse alla ja ilmselt ka tema apetiitsus ja huvi selle võrra oluliselt väheneb. Nii et ma ei saa kindlasti kohut mõista siis, eks ole, nende riikide üle, millest siin ennem juttu oli, kus seda biomassi väga laialdaselt kasutatakse ja öeldakse, et nad on väga keskkonnasõbralikud sellel hetkel.
oleme ausad, mäng käib ka natukene nende mängureeglite järgi, mis parasjagu väljakul kehtivad. Ja selleks ilmselt on ka siis tegelikult kogu see seadusandlik pakett, kogu selle ülevaatamine, ka selle kooskõlastamine erinevate huvigruppidega, et tõepoolest meil ei oleks tendentsi keerata vinti üle, või pendlit lükata nagu teise äärmusesse, et ta võiks tiksuda kusagil seal keskel enam-vähem sellise optimaalsuse ümber, kus siis on niisugune optimaalne mõju. Aga suur aitäh, et vastasite küsimusele ja väga informatiivse ettekande eest.